Sander kahjustab täna, aga vahepeal läks mäng käima ka, Kalju alustab kohe. Uuesti siit pika palliga on kastis ka ja esimene kord, kui korralikult löögile saab ja läbi häda see lõpuks see löök sealt ära tuli, aga piisavalt tugev ja Kalju läheb seda kohtumist siit 1-0 juhtima. Ja number 17 täisnimega Enrique Sono Lotar Eyang on see mees, kes Kalju siit 1-0 juhtima viib. Ja jällegi see ikkagi lõppkokkuvõttes see pikk pall. Natukene ettepoole ja Youngi poolt natuke pusimis ka. Ja siit see 1-0 käes. Vaatame siit. Tuleb siit natukene selja taha ja oli natukene kiirem mees ja siis lõpuks kahe mehe vahelt pusis ikkagi ära. Ja natukene Lapa poolt ka ebaõnne. Saab nagu jala vahele lõpuks ikka jalga vahet ja ei ole oluline kui tugev see löök on oluline see täpsus ja võib-olla ootamatult. Kallas nüüd selle palli kätte. Väga hea sööduga leiab Miili üles, nüüd on siin võimalus tõusta ka. Chilem palliga tuleb kastiga ja tulebki ära ja Tammeka saab ja 1-1 on selle mängu seis. Siin ei ole Varriga eriti midagi üle ka vaadata. Käsi võib ju laiutada, aga selgelt ise jäeti sinna ruumi päris kõvasti. Ja Chilem Williams Ignatius on see mees, kes selle värava kirja saab. Suures pildis tõenäoliselt läheb see oma väravaks. Aga tema selle olukorra meister on, võib-olla kõige suuremad kiitused võib anda üldse Müürile, kes siit leidis väga söödu sealt Miilile. Vaatame siit, kas oli mingi Tartu mees ka seal lähedal. Ei, see ikkagi läheb suhteliselt kindlalt oma väravale. Või kas tõesti sai Pereira seal jala vahele? Ei siiski mitte. Võjab nüüd kiiresti tagasi ka minema Chilem palliga. Ja läheb üksinda päris hästi, nüüd on Pereira ka seal, kas Tartu saab teise? Ei saa teist siit. Ja väga napilt läheb see üritus nüüd siin mööda. Enda oleks ta Silva pea ilmselt kõrgemale tõstnud. Ivanov siit paneb madala löögi, aga sealt on Lapa uuesti vastas. Aga nüüd on vaja jätku leida, jätku on päris keeruline leida, kui ühtegi meest ees ei ole. Ärevahetus ilmselt kõige optimaalsem variant oli. Ja nüüd Pereira ilmselt saab sellest nüüd kollase kaardi natukene ja täitsa punase saab. Ja kui enne Tartul pahandust ei olnud, siis nüüd on küll. Ja Sander Saga kindlasti. Vatšuk tundub, et ise lihtsalt tõmbas selle hüppe peale. Ja hästi mängis ära ja ei ole siit punane, võetakse see tagasi, kollase kaardid ilmselt siit saab ikkagi ja nii on. Ja ma arvan, et Pereira selle kollase kaardiga ilmselt on nõus ka. Ja siit jällegi väga lihtne kaotus ja see põrkab Kangaslahtist üsna lihtsalt üle Toomas kätte. Nüüd on võimalus kiiresti minna ka, see esimesel poolel toimis. Vaatame, kas nüüd toimib ka. Ja Toomas proovib nüüd ise minna, täpselt jala peale tuleb see Koskor ja sealt on ikkagi lõpuks vastas Perke. Sellised väiksed eksimused võivad mingis momendis siin eriti mängu lõpus teha pahandust. Maarin teeb suurepärase soolo siit, Koskor lükkab varbaga ja jääb ikka joone pealt kõrre ette. Ja Tammeka teine on selgelt lähemal kui Kalju oma. Hoiab selle palli Tartur, Toomas lükkab ettepoole, Koskor on seal olemas, Podolju siin sealt tõmbab päris korralikult ja nüüd on viimane mees. Ja kas see nüüd on punane kaart? Ja ei ole. Ehk siis see juhtub, mis ma arvasin, et juhtub. Ja Nõmme Kalju lõpetab mängu 10-kesi. Tühistatakse kollane ära ja saab siit selle eest otse punase. Pika palliga.
Koskor siin korralik võitlus Uku Kõrrega on ja ka jääb püsti, pall temal, tuleb siit sööt ka ja kukub, kas see nüüd ei ole penalti? Ei, tundub, et mitte, kui on, siis Varr vaatab üle. Ja annab siit penalti ja veel üks punane kaart. Ja millise lõpu me selle mängule oleme saanud? Uskumatu. Matšenko saab siit mängu teise punase kaardi ja see on samamoodi Kalju meestele. Ja mille pealt ta nüüd lõpuks selle lõppotsuse tegi, kas äärekohtrik andis mingit infot seal. Vaatame nüüd siit ja no pigem tundus, et puude seal ikkagi selge oli. Vaatame nüüd siit, no käsi läheb selga, Maarin kukub kogenud mehena. Pedro da Silva on siin löönud küll ja Berk võtab selle ära. Ja Berk võtab kaptenina selle vastutuse ja hoiab seda mängu 1-1 peal ja päris kehva penalt oli ka. Tuleb siit, Šilem on vasakus ääres päris palju ruumi. Koskor nüüd. Šilem uuesti. Kas siit ei tule löögi kohta? Aidara. Ja saab Toomas selle palli kätte, varsti hakkab see aeg otsa ka saama, Aidara uuesti. Tuleb siit täiesti üksinda ja da Silva lahendab ära. Ja da Silva ikka on see mees, kes ära selle lahendab. Tartu Tammeka 2, Nõmme Kalju 1, 97. minutil. Ikka see sama mees. Ja kuidas ta sinna jääb, alati lõpus ette. Ütleme niimoodi, et nüüd ei mäleta keegi, kui see värav nüüd loeb, siis ei mäleta enam keegi, et ta selle penalti mööda lõi. Aga vaatame, eks ta seal suhteliselt joone peal oli. Ja tundub, et Siht on see mees, kes ära katab selle suluseisu praeguse pildi järgi küll. Päris taga oli seal. Siit on pildis näha ka. Ja loeb see värav ja on ka mäng lõppenud, tundub nii. Odates enne mängu seda koosseisu, kui palju muudatusi seal tehtud on. Ja tundus, et siin ei tule päris selline mäng, aga lõpuks ikka tuli ja väga valus kaotus. Korra tundus, et said juba kangelaseks, aga ikkagi lõpp läks käest ära. Jah, lõppkokkutes läks nii, et võtsime riske, tahtsime võitu ilmselgelt ja ilmselgelt siis taha jäävad kaugud ja nii ta läks, et pole tõesti sõnu, väga raske, aga pühapäeval on juba uus mäng, laupäeval. Täna iseenesest mäng oli, tundus, et enamus mängu tegelikult teie kontrolli all. Tammekal oli väga palju koossisu muudatusi, tundus, et alguses võiks neil raskem olla, aga millega Tammeka täna üllatas siis? Ei üllatanud, täpselt see, mida me ootasime. Nemad kaitsesid madalalt, meie pidime nende madalpakki läbi murdma, lõime piisalt võimalusi ja kontrate peale nemad mängisid ja sealt tulid ka nende väravad, esimene poolega õnnetu rikošett ja said mängu tagasi, et üldpilt jah, oli kontrolli all, aga lõpuks, kui see punkti ei too, siis sellest ei ole midagi kasu. Ühesõnaga lihtsalt jäi lõpetamata? Jah, eks alati saab nuriseda, et paremini kontrollida mängu ja kontrarünnakuid ja et luua rohkem võimalusega. Ma arvan, et täna oli piisav, et see mäng oleks võinud minna lõpus nii mõlemale poole. Okei, aitäh sulle. Aitäh. Edu. Nii, esiteks palju õnne, päris väga lõpuga mäng ja võtta kiirelt kokku, et mis täna siis õigesti läks? No esiteks me roteerisime 7 uut mängijat väljakule ja eks ma vaatan hooaja sees, kus ma saan nagu meie noorematele nagu rohkem mänguaega anda, et loogika peaks olema see, et võib-olla nagu tabeli tagumiste poole vastu, aga tabeli tagumistega meil käib selline elu ja surma võitlus, et võib-olla nende nagu tugevamatega on natuke seda pinget vähem meil ja tegime täna sellise otsuse, et alustame noortega ja proovime siis nagu vanematega ja kogenumatega lõpetada ja üldpildis nagu taktikaliselt ja sellise mängutaktikaga läks nagu see asi nagu heas mõttes täppi, et me saime teine poolega jõudu juurde ja suutsime hakata mängu kontrollima, et no natuke tõususi mõõnasi,
aga ei saa öelda, et nüüd nagu täiesti nagu Kalju mäng oleks olnud, et esimene poolega arusaadav raske meil natuke, aga pigem kogu mängu jooksul päris head momendid meil ka ikkagi nagu väravaid lüüa, et lõppkokkuvõttes, kui me niimoodi mängime lõpud, et me tahame võita, siis tänane võit oli nagu teenitud. Et saab noori kasutada küll? Saab, aga eks muidugi nad vajavad sellist veel karastumist ja nad ei suuda tõenäoliselt veel voorust niimoodi meid tassida, et see oleks ka nagu loogiline. Aga ma usun, et neil on veel hea tulevik siin ees ja kui vähekenegi võimalus, siis ma neile seda võimalust annan ka siin tulevikus veel. Päris palju esimese poole mulle vähemalt jäi silma, paranda mind, kui nii ei olnud. Tundus, et väga palju pikkade pallidega läks üle kaitsjate pea. Kas see on midagi sellist, mida sa ise panid tähele, kas see on midagi sellist, millega tuleb tegeleda? Meie vastu? No ikka, eks ta on raske, et kui sa tahad kas keskväljal või kõrgemalt vastast pressida, et sa pead nagu kaitseliini järgi tõstma ja pean ütlema, et Kalju nagu mängis neid suht täpselt ka, et kui neid mängitakse mõnikord nagu kehvemini või ütleme märja muru peal ta võib-olla põrkab kiiremini väravai suunas, siis praegu nagu Kalju kiituseks tuleb öelda, et eks neil on ka mingi oma taktika, et nad proovisid siin Paide vastu liini taha ja kui nad näevad, et see neile edu toob, eks nad seda ka treenivad, et see ei ole nagu tühja koha pealt, aga selle vastu on nagu raske kaitsta, aga teistpidi jällegi, kui sa nagu kontrolli alla saad selle, siis sa saad nagu mängu võib-olla paremini jällegi enda, et eks ta episoodiliselt oli nagu Kaljul päris ohtlikud need momendid, aga teistpidi jällegi me võib-olla siis teine pooleks me nagu paremini natuke kontrolli alla või esimese poole lõpupoole saime rohkem kontrolli alla. Et päris nüüd nii, et me tuleme siia, paneme Kalju kinni, et nad ei saa tsenderdada ja nad ei saa üldse mängida, et sellel tasemel me veel ei ole täna. Et eks me nagu rühime selles suunas, aga pikad pallid on jalgpallis alati nii absurdne, kui see ei ole, et mängitakse lihtsalt ette ja midagi juhtub, et ka meie saime pikkade pallide pealt häid momente täna, et nii ta on. Soome kaptenit oli kuulda sõnu, et ühed teatud asjad on väga suured sul, et on niisugust rotatsiooni rohkem ka hilisemas faasis tulemas? No vaatame, et ega ei tohi pilvede peale tõusta, et tegelikult meie nagu selline tabeli otsesem konkurent tuleb kohe meil nüüd pühapäev, et meil peavad olema need nagu jalad hästi maas ja mina treenerina annan endast maksimumi ja eks siis mängijad ise otsustavad, et kui suured mul mis asjad need on. Tihtipeale räägitakse sellest, et kui on väga palju rotatsiooni, et see võib rütmi sassi ajada, kas seda kartust ei ole? Täna ei olnud, et need nädala sees mängud on sellised, et selline on see, et meil ei olnud nagu otseselt kellegil probleeme suuri, et me ju panime mängu need mängijad, kes nagu alguses nagu ei alusta mängu, et võib öelda, et keegi sai nagu puhkust. Et ei, et meil ei olnud nagu traumas ega midagi, aga lihtsalt on selline, võib-olla väike risk on ja nagu ma ennem ütlesingi, et me oleme sellises nagu staatuses, et me võime nagu veidi võib-olla lubada endale seda, et kui me kaotame võõrsil Kaljule, võib-olla ei tule seal suurt peapesu, kui me suurelt ei kaota nagu. Aga võib-olla nagu suuremad võistkonnad, nemad ei saa nii hästi seal 4-5 noort peale visata ja julgelt minna, neil käib tiitlilahing eurokohtade pärast, Madin, et meil nagu võib-olla seda luksust praegu on võrreldes nende top 4 võistkondadega, kes siin Eestis on. Okei, aga aitäh ja palju õnne!